No nii, nagu näete, päkapikud tõid mulle siis eelmise aasta jõuludeks ilusa kalendri. 2023 oli mul ühe teise kalastusettevõtte tooted kalendrina ja mis on nagu väga kingiideena, nad on väga õiged asjad tegelikult, et isegi tahad sõbrale, mõnele algajale lapsele kinkida näiteks, siis siin on seda manti väga palju tegelikult. Mis lõppkokkuvõttes tegelikult, kui sa lõppkokkuvõttes tasub see ära, sest need tooted on seda väärt. Aga noh, jõuludeks tuli, täna on naistepäev ukse ees ja ma ei tea, teeme siis väikse kokkuvõtte, et mis siin sees ka on. Et esimesena landina oli siis selline ilus valge. Disainid on siis Dietmar Isaias kuskilt maalt special disainiga tehtud. Ujusügavus on kuni 1 meeter, 31 grammi, mis on ikka suke, ei ole kõige kõrgem, ei ole kõige raskem, suke paras. Sügavuse poolest ma ise pigem ei valiks seda. Aga jah, siis selline. Nii, teine, number 2. Ohoo, see on midagi head. Minu kogemuse põhjal on see lilla toon. Ma ei tea, kas te näete, see lilla toon on just väga hea. Ujusügavus jälle suke kuni 1 meeter. Kevadel ideaalne kuskil madalates vetes. Et ega see haug ei taha ka hästi kogu aeg saada seda suurt tanti. Mõnikord ta võtabki pigem seda väikest ja väga aplalt. Aga 8 senti, 16 grammi, väga mõnus. Aga mulle toonid väga meeldivad. Jälle on siis disaininud selle Dietmar Isaias. Vaatame nii, number 3. Olla. Remi Ziegler. 3 meetrit ujusügavust, 53 grammi. Noh, vähe tummisemat kaigast tahab juba saada, millega loopida. Toonid on niisugused so-so. Kollane toon on üks toon, kus üks Eesti veekogu, kus ta väga hästi toimib. Et meil on jah, üks konkreetne jõgi on, kus ta väga hästi töötab, kollane toon. Võt nii. Nii, number 4. Karbid on muidugi kõik ilusad kuldsed. Iga hommik on jõulude ajal ja ärgata, avada. Nagu laps kommipoes. Jälle suke pisikene. 0,2–1 meetrit on ujusügavus, suspending. 9 grammi, noh, see on väga suke ahvenale juba väga hea suke suurus. Ja disainind on siis Remi Ziegler. Noh, tõenäoliselt on prantslane. Nii, next.
5. Siin on midagi rasket. Mis on väga kihvt, on see holograafiline, ja see on, ma arvan, see saab tööd. Luke Coppens on disaininud selle. Ma ei tea, kui hästi see holograafiliselt näha on, aga väga okei. 53 grammi, 12 sentimeetrit. No ütleks siuke väike särjapoiss. Väga idekas. Ujusügavuseks on pandud kuni 3 meetrit. Tundub, et need kõik suuremad on kuni 3 meetrit. Kenasti krõbisevad. No nii. Selle ma jätaks oma toppi. Pärast vaatame top 3. Nii, järgmine on meil number 6. Suur karp, aga kerge. Nunnu. Siin on mingi siuke huvitav disaini lähenemine. Siuke kuidagi väga kihvt. Väike 8 senti, 16 grammi kuni 1 meetrit. Luke Coppens on teinud selle siis disaini. Aga väga nunnu. Need on muidugi tulid, nagu ma aru sain, vist jõulude ajal tulid välja niimoodi, et nad veel, täna vist on osad on müügis, aga ma ei tea, kas need kõik jõuavad või jäävadki siuksed limiteeritud välja laskmiseks, et no nii, kuidagi naljakas. Austas ma ei tea, kas ma sellega isegi püüaksin. Mitte halvas mõttes, aga kindlasti on paremaid valikuid. Nagu ikka jälle 3 meetrit näidatud sügavust. 53 grammi, 12 senti. Dietmar on jälle seda disaininud. Kuidagi, jah. Eks näeb, eks aeg näitab. Kas saab püügiaega või saa? Nii, see oli nüüd 7. Väike karp ja raske. Järelikult on midagi tummist. Ohohoo. Ujuv või tähendab uppu, mis on mina pigem püüan uppuvõttega ise. Mulle nagu meeldib see. See ainult ikkagi läheb nagu sügavamale kohe. Aga toonid jälle, see lilla toon on minu arust väga ahvatlev, et väga kihvt. Ja nagu ma vist hästi mäletan, siis ka uppuvatel sinkingutel on kaasas Westini reklaamkleeps, kus siis saad karpide peal panna. Aga see on, esialgu läheb siia top 3 sisse. Nii, 9. Jälle suur karp, aga kerge. Jälle holograafiline sinine, mis tõenäoliselt on siuke kevadel väga mõnus. 34 grammi, sügavus 2 meetrit. Ma arvan, et see on kevadel tegija. Ja kolinaga. Elias Narvelo on selle siis disaininud, aga see holograafiline on hea. Nii, ilus toode. Niimoodi. 10. Tundub midagi väikest olema. Ongi jälle lilla, oi kui ilus, et see on ilus. 19 grammi, 2 meetrit. No, see saab kindlasti tööd. Matt lilla,
Niisugune täitsa huvitav. Ei oskagi kohe sõnu öelda. Ilus lihtsalt ilus. Aga kui palju mõni siin nagu püügiaega saab, see nüüd teine asi, jah. Nii, suur karp ja raske, järelikult on midagi tummist. See oli siis number 11. Jälle midagi huvitavat. Suspending. 53 grammi. Toon Van Ham on teinud selle disaini, mis võib ka siin täitsa tegija olla, tundub toonide poolest. 3 meetrit. Aga jälle mulle tänapäeva landid on nii reaalseks tegelikult läinud. Eriti veel silikonlantide puhul on see mäng on nagu nii reaalseks läinud. Ja see oli siis number 11. Number 12. Selle kohta ei oskagi nagu öelda midagi. Uppuv lant. 2 meetrit. Toonide poolest, ma ei tea, tõenäoliselt ta jääks minu karpi lebama. Tõenäoliselt ma ei paneks ta otsa. Aga kurat seda teab. Teinekord tahab sihukest saada. Rohekat. Ja küll, vaatame edasi. Number 13 on järgmine. Nunnu väike. Isikene 16 grammi. 1 meeter. No jälle siuke kevadel madalas vees, väga hea. Rannavees kuskil taga ajada. Väga kihvt. Tavaline õll. Suspending. Okei. Nii, 14. Rõbisev ja raske. Ohohoo. No võt. Lillatoon, mis minule väga sümpatiseerib ja eelmine aasta oli üks toon, mis väga hästi töötas. Lillatoon. Siin on ka kõvas holograafiline pind sisse aetud. Aga väga nunnu. Uppuv lant, mis sobib mulle ka. 3 meetrit. See saab kindlasti palju tööd. Ma arvan, et see on tegija lant. Disain on siis Daniel Nilssoni poolt tehtud. Kus iganes need mehed püüavad. Aga see on hästi tehtud. Väga nunnu. Ma arvan, et see on hetkel mul siuke top 1 kindlasti. Nii. 15. Oppa. Suspending Dietmar. 3 meetrit. Dietmaril enne vist oli mingi kollane oli ka analoogse disainiga. Vast väheseks tugevamad täpided peal, aga jah, tooni poolest, no jah, võib-olla. Just vau-efekti ei tekita nagu eelmine, aga see on tõesti, jah. Tõenäoliselt nad kõik püüavad lihtsalt, kui palju saab aega annad neile. Nii, lant
16. Väike nunnu. Tundub, et selle vist on teinud Radek Bidolski, tõenäoliselt on ta Poolast. 1 meetrit, suspending. Noh, ma arvan, Ahvenal on ka siuksed väga head, aga eks need saavad kindlasti tööd, aga eks siis kunagi tuleviku videodes võib-olla on ka näha, et missugune siis kala toob ja missugune ei too. Niimoodi. Lant 17. Täitsa must. Valgete triip. See on nagu Viper. Westin Viper on selle lendi nimi peaks olema. Must valgete triipidega. Suspending 3 meetrit. Luke Coupens on teinud disaini. Aga jaa. Maybe. Okei. Järgmiseks on meil lant 18. Suke roekas kuldne läige on peale aetud. Kõigil on nagu tigedad punased silmad. See on 1 meeter ujusügavust antud. Jah. See töötab, ma arvan. Mis mulle endal selle jõulukalendri puhul meeldib, et see kvaliteet on nagu, kogu see disain, et siin on nagu vaeva nähtud. Et on nagu kingitusena oleks ka nagu väga ilus nagu. Nii, järgmine must. No, eks seda peab proovima. Suvel on ta tõenäoliselt võib-olla täitsa tegija. Krõbised nad kõik kenasti, et tummised laagkuulid on sisse aetud. 53 grammi, mis on ise täitsa okei kaaluga loopida ka. 3 meetrit must. Mul ei ole kunagi ühtegi musta lanti omal. See on nagu olnud, ei kujuta ette, et kuidas ta nagu oleks siis või on. Aga ei ole ühtegi olnud jah, et teatud toonid saavad väga palju tööd. Nii, juba 20, polegi. Jõulud on juba ukse ees. Noh, tüüpiline suke rohekas kollane. Natuke sätendust on sisse aetud. Low floating. 2 meetrit. No see tõenäoliselt toob kala. See on juba sukse loomuga, et kui siin veel mingid triibud sisse ajada, siis oleks ta veel parem. Aga see on minu arvamus. Eks arvamused ongi erinevad. Ohoo, kollane. Täiesti kollane lent. Et nagu ma enne ühe kollase kohta ütlesin, siis see saab kindlasti ühel veekogul tööd. See tõenäoliselt töötab seal ka. 2 meetrit, idekas sügavus. Väga nunnu. See on tegija. Nii, 22. Viimane taks.
No nii. See nüüd küll suuke, et jälle suuke uue disainiga ma ei olegi näinud suukest värvitehnikat. Ta ei ole nagu päris suuke holograafiline, nagu oleks soomus peal. Aga see on nagu teistmoodi tehtud, et tundub kihvt. 3 meetrit ja korralik kolakas 86 grammi. Seda on juba mõnus visata. Aga silm on tehtud kuldne, ei olegi punane. Jah, see on ja ma arvan, et see on ka üks topis. Ma pärast kiiruga otsin üles need topiländid, aga ma vist ikkagi, jah, ma arvan, et see on üks 3. Vaatame, mis siin kaks viimast on jäänud veel. Vaatame, mis see toob. Nii, 23. Väga kerge värk. Ahaa, samasugune lant põhimõtteliselt, ainult 4-5 korda väiksem. 9 grammi ja teine oli siis, mis ma ütlesin, 80 midagi. See on ikka olust rohkem kergem. Elias Narvelo on teinud selle disaini. Suspending ja tõenäoliselt Ahvenale meeldib see. Ja kindlasti ka kevadel rannavetes aug võtab seda suurima hea meelega. Aga toppi see läinud ja nii, viimane 24 jõulutulid käes. Siit siis tuleb üks lant, millega ma tõenäoliselt kunagi kala ei püüa. Et see jääb nii nagu on. Kollektsiooni lihtsalt ilus. Merry Christmas. Ka raskus pool 77 grammi, suspending, ujusügavus 2 meetrit ja ma isegi arvasin 3 meetrit. Aga jah, nii et jõul enam ei ole, aga varsti on sellest veed lahti ja saab kalale minna. Saab kala püüda. Igatahes nii palju ma ütlen, et kui te ikka näete neid kalastusjõulukalendreid ja tahate kellegile mingit head kinki teha, siis kindlasti see on üks meeldiv kingitus kalamehele. Sest et see konkreetne on siis nagu predaatoritele ehk siis augile Ahvenale. Aga jah, ma soovitan kindlasti. Ehk siis vaatame nüüd üle. See oli üks kindlasti topis number 8. Siis oli see 5. Ja nüüd ma ei vastu seda õige, missugune siin see üks veel oli, ka vaata. Sina ei olnud. Oli see lilla holograafil. Sai. Okei, sina võid ka olla, et sa võtta minna panema su korra siin kõrvale. Vaatame. 11. Nüüd on segadus majas. Kas pead kirjadama? Mustavad. Ühesõnaga ma arvan, et te teate, millest ma mõtlen, sellise lilla holograafiline. Äkki oli see 22. Okei, paneme sinuga. See on ka suke tegija.
on kena aeg. Ja vaatan kui üritan selle leida. Jah, 14 leidsin üles. Et kui ma nüüd valiksin siin top 5, siis ma arvan, et need oleks need 5. Kui top 3, siis ma eemaldaks siit selle 11 ja 5. Ehk siis olekski, see on kindlasti mul top 1 oleks. Top 2 ja top 3. Need oleks minu topid. Kõik on sinkingud minu jaoks. Ja need saavad tõenäoliselt väga palju seastes püüki. Aga nii on, et igatahes soovitan osta kalendri, kui ikkagi on siis tegelikult on põnev neid hommikuti avada ja alati uudistada, mis nüüd tuleb. Aga eks järgmine aasta uus kalender ja tõenäoliselt siis teeme teistmoodi ja võib-olla ka jooksvalt seda asja. Aga ilusat kevadet ja head kalaõnne!